Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari sai sel aastal hoo sisse 4. Kuusalu rattamaratoniga. Sellest kujunes sõit, mis jääb eluks ajaks meelde ka meie tippudele. Stardis alanud lumesadu läks üle lumetormiks. Temperatuur kõikus 0 ja 2 soojakraadi vahel. Lagendikel näitasid mõõdikud tuulekülma, aga koguni -7. Metsas murdusid tuule käes puud. Ilmaennustused on kõik tänapäeval nii head, et võtsin endale kõik vajalikud riided kaasa, aga lõpuks ikkagi see andis tunda, et käed külmusid täitsa ära ja lõpuks oli päris raske, sest et ilmaalud läksid aina ekstreemsemaks, et lõpus tuli niisugune talv lõpuks ka siia Eestisse, mida siin talvel tegelikult niisugust ilma ei olnudki põhimõtteliselt. Täna oli küll niimoodi, et huulumaja. Raske on kirjeldada, et ütleme nii, et riidest ma lahti ei suutnud ennast võtta peale finišit, et kindaid ja riideid ja kiivreid ja kõik aitasid sõbrad ära võtta, et lihtsalt sõrmed ei liikunud, et ikka karm. Me siin naljatame, et meil oli ju veebruari lõpp ja märtsi algus olid Tallikrossi Eesti meistrivõistlused, kus oli 6 kraadi sooja. Et oli variant, et äkki lähen lühikestega starti Tallikrossi riigi meistrivõistlustel, aga jah, et niisugust asja tõesti, et ma arvan, et isegi Alges Maasikmets, kes on 20 aastat minust kauem sõitnud, ei mäleta ja ei ütle ka, et kunagi niisugust asja oleks olnud Eestis. Ei, esiteks lumega niimoodi kindlasti ei ole olnud ja ei mäleta, et metsas oleks nii külmunud ja häält, et reeglina kevadisel maanteesõidud, seal võib niimoodi ära külmuda, aga metsas on ikka sooja sisse saanud, aga siin läks algus, kui veel läks kuivade riietega, siis, aga lõpus oli päris hull. Emotsionaalseks muutus ka sarja peakorraldaja, kes pidas kõiki starti tulnud rattasõpru kangelasteks. Tahaks teha neile ühe sooja pai ja kalli, et ega tõesti, mõtlen Eesti spordilembene inimene on ikka vapper midagi öelda, et me vaatasime siin, et 640 inimest oli näiteks pikale maale kirja pannud, aga tegelikult üle Mati sõitis 661, ehk järelikult neid oli veel juurdegi tulnud vaatamata sellele kohutavale ilmale, et ikka väga tublid ja mütsi maha. Kokku ületas sellel hullul ja ekstreemsusi täis päeval finišijoone uskumatuna tunduvad 530 inimest. Neist pea 400 veel pikal maratoni distantsil, ülejäänud aga Fruit Expressi poolmaratonil. Seda päeval, kui tavaline inimene hea meelega istuks kodus 4 seina vahel ja võimalusel nina õue üldse ei topiks. Nagu stardikaadritest näha, siis keskpäeval oli ilm küll väga sant, ent ei midagi katastroofilist. Korraldajatel olid laual ka variandid etappi ärajätmiseks või suunamiseks poole lühemale maale. Ilmaennustus lubas sademeid, ent mitte lund ja mitte sellises määras. Kõrgeimaks prioriteediks olev võistlejate turvalisus ei tundunud olevat ohus. Hulluks läkski asi pärast starti, kuid nii sai see üliekstreemne ja Eesti pinnal seni nägematu maastikurataste etapp ka maha peetud. Oma isiklikust karjäärist midagi sarnast mäletan ühelt Krimmi võidusõidult, aga siin Eestis ma ei mäleta ja tõepoolest, et siin päeva peale näis korra, et läheb vist paremaks, aga tegelikult nagu Murphy seadus läheb ikka hullemaks. Kõigele vaatamata suudeti ära pidada ka Herkules lastesõidud, kus erinevate vanuseklasside peale oli rivis 95 suuremat ja väiksemat rattasõpra. Üldarvestust peetakse kuni 12-aastaste seas. Seekord olid kiiremad Henri Valmsen ja Karolin Surva.
tõesti mingit sellist ekstreemsust ei mäleta ja noh, ütleme korraldajana ma olen seda varem ka öelnud, et ega igas spordis üldse on tegelikult õnne ka vaja, et no täna meil seda õnne ei olnud siin. Aga kuidas jagati seekord rattamaratoni võit? 12. kilomeetril oli eest saanud 5-meheline grupp koosseisus Gert Jõeäär, Kaspar Austa, Ivo Suur, tiitlikaitsja Peeter Tarvis ja Alges Maasikmets. Viimane võttis ka Europargi mäekuninga tiitli oma õlule. 10 kilomeetrit hiljem sõitis Jõeäär aga juba uhkes üksinduses. Ülejäänud 4 meest 40 sekundit maas. Läks kitsamaks, need single-trackid tulid ja siis vahe tuli sisse kohe esimesel lõigul laskumisel ja siis mõtlesin, et sõida nüüd O-ga edasi, et vaatan äkki, kas keegi tuleb järgi või ei tule, aga vahe aina kärises ja siis mis ei olnud enam midagi, siis panin edasi. Vahefinišiks oli Jõeääre edu jälitajate ees kasvanud juba minutile. Gardena vahefiniši arvestuses võttis teise koha punktid Suur, 3. Tarvis, 4. Austa ja 5. Maasikmets. Väikese vahega tuleb Meelis Rebane. 20. kilomeetril jäin ju sellest nelikust üldse maha, et Gert, Peeter, Ivo ja Alges siis, et ma jäin maha ja omakorda siis Gert tegi seal rünnaku ja need jäid kolmekesi, et mul oli see üldse ime, et ma need üldse 3 tükki sealt eest kätte sain ja nii me siis seal kannatasime kuni 5 kilti lõpuni, et sealt oli siis igaüks, kes nagu natukenegi kuskilt midagi võtta oli, sealt võeti, et võib öelda, et rahul. Finiš Kolgaküla rahvamaja kõrval oli muutunud lumivalgeks, kui läbi tiheda lumesaju tuli esimesena üle lõpujoone Gert Jõeäär. 51 kilomeetri läbimiseks kulus tal 7 minutit üle 2 tunni. Ma arvan, et see on kõige ekstreemsem sõit, mis on olnud üldse siin ajaloos, Estonian Cupi ajaloos, et uhke tunne just seda sõitu võita. Teisena tuleb üle 4 minuti hiljem sarja 6-kordne tšempion Kaspar Austa, kes finišikoridoris edestab Alges Maasikmetsa. Et kuna neid on nii palju juba võidetud, siis ikka soov on ikka võita seda sarja, et raske on, et näha, et Gert siin hooaja alguses on ikka väga kõva, et loodame parimat ja äkki suve poole saab nagu ise ka nagu natukene teravamaks seda jalga ja eelmise aasta 9. koha, mis siin Kuusalus oli, vahetasin see aasta 2. koha vastu, nii et väga hea hooaja algus. 4. koht läks Tarvisele. Meelis Rebane tõusis lõpuks 5. ning Tõnno Palm 6. Naistest saab roosa Subaru kirjadega särgi enda selga täna võitnud Grete Steinburg. Teine oli Merili Sirvel ja 3. Age Jaanimets. Algus oli selline vastik, aga viimased, ma ei tea, 20 kilti, siis läks nagu päris hulluks, lihtsalt külmus ära. Nii nagu käed lenks ümber olid, nii nad jäid ja ega seal midagi käiku vahetada naljalt ja pidurdada ei saanud enam. Rääkimata, et mingi veepudelit või sööki kätte saada, see oli mõttetu üritus. Aga eks seal lõpus oli, ma arvan, seal oli kõigil lihtsalt kuidagi koju saada või kiiremini sooja. Ilmastikuolud olid nii hullud, et esmakordselt Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide ajaloos otsustati ära jätta ka auhinnatseremoonia. Ja täna me oleme silmitsi tegelikult sellega, et meil on täiesti uus olukord ja me peame täna mobiliseerima, et inimesi rajalt autodega ära tuua, kes seal et ei tohiks nad külma saada. Eesti rattasõber oskas õnneks olusid adekvaatselt hinnata ja ennast valitsevateks oludeks valmis panna. Samuti kandsid korraldajate pingutused turvalisuse osas vilja. Suuremad õnnetused jäid olemata.
Küll julgustavad korraldajad rattasõpru vajadusel häbenemata kasutama nii hädaabi kui ka korraldajate hädaabinumbrit, mille leiab hõlpsalt rattale seatud võistlusnumbri tagaküljelt. Ma ikka loodan ja ei taha ka ära sõnada, aga loodetavasti järgmisel etapil ikkagi nii hullu enam ei tule. Et, siin see Eesti ilm täna on, et siin võib olla lumi maas ja homme võib olla 20 kraadi sooja, mine tea. Järgmine sarja osavõistlus sõidetakse 13. mail Ida-Virumaal, kui toimub Põlevakivi rattamaraton. Siis lubab ilmajaam juba kõrbe kuumust, ehk oodata on kuumalainet. Selline see Eesti elu juba kord on. Kohtumiseni!